Kalibreerimine. Eelmises videos tuletasime meelde, kuidas kasutada EdBlocksi käivitusplokke, mis käivitavad sündmuse siis, kui Edison saab oma sisendi anduritelt, sõnumi teiselt Edisonilt või infrapunasignaali telekapuldilt. Selles osas vaatame, kuidas käib Edisoni takistuse tundlikkuse tuvastamise muutmine ehk kalibreerimine. Kalibreerimiseks vajad kindlasti ka vastavat triipkoodi lehte. Edison näeb tavaliselt takistust päris lähedalt ja mõnikord sõidab sellele isegi otsa enne kui märkab. See on selle tõttu, et uuel Edisonil on takistuse tuvastamine määratud vähetundlikuks. Mõnikord me kirjutame Edisonile programme, kus me soovime, et Edison märkaks takistust kaugemalt. Sellisel juhul tuleb ette võtta kalibreerimistegevus. Kalibreerimistulemus jääb Edisonile meelde ka peale roboti väljalülitamist. Kuna tegemist on tähelepanu nõudva protseduuriga, hakkame rahulikult pihta. Enne veendu, et Edisoni ees ei oleks ühtegi takistust. Asetame vilkuvate tuledega Edisoni takistuse tuvastamise kalibreerimiskoodi ette. Vajutame 3 korda ümmargusele nupule, et Edison sellest üle sõidaks ja kalibreerimine saabki alata. Tee täpselt minu järgi. Hakka vajutama kolmnurkset käivitusnuppu. Iga vajutuse järgi käib piiks. Esimese vajutamise ajal jääb ka punane parempoolne LED-lamp püsivalt põlema. Kui märkad vasakpoolse LED-i kerget värelemist, oled jõudnud maksimaalse tundlikkuse režiimi. Hakka nüüd vajutama ümmargussalvestusnuppu, see viib tundlikkuse alla. Selle tegevusega käib samuti iga nupuvajutuse peale piiks. Kui piiksu asemel tuleb teine heli, oled jõudnud minimaalse tundlikkuse režiimi. Lugesin kokku ja sain 50 vajutamist. Vasakpoolne infrapuna LED on kalibreeritud. Vajuta kandilist stop-nuppu ja teeme sama tegevuse läbi parema infrapuna LED-i jaoks. Vasak LED jääb põlema ja hakkame vajutama kolmnurkset nuppu nii mitu korda, et saavutada maksimaalne tundlikkus. See saabub siis, kui LED korraks nõrgalt vilkuma hakkab. Seejärel tuleb jällegi vajutada umbes 50 korda ümmargust nuppu, et saavutada minimaalne tundlikkus ja protseduuri lõpetamiseks kandilisele nupule. Teeme vahepeal lihtsa programmi, millega veendume, et Edisonil on hetkel väike tundlikkus. Paneme lihtsalt tooteploki, mis ootab, kuni Edison näeb takistust ja siis teeb piiksu. Kontrollime käega. Teeme nüüd uuesti kalibreerimise läbi, aga peale maksimaalse tundlikkuse saavutamist vajutame mõlema infrapuna tundlikkuse vähendamisel ainult 20 korda. Laadime programmi uuesti sisse ja vaatame, mis muutus. Selline kaugus sobib väga hästi minu 2 Edisonist kokku ehitatud robotile, millega saad tutvuda eraldi osas. Jätangi praegu sellise tundlikkuse. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava edblocksapp.com. Koosta programm, mis koosneb ooteblokist ja piiksust, et selle abil testida takistuse tuvastamise tundlikkuse kalibreerimise tulemusi. Kasutades kalibreerimise abilehte, vii läbi mitu kalibreerimist ja katseta. Kas said protseduuri selgeks?